tahtsin nüüd küll natukene nii-öelda mõtiskleda rohkem ja kuna nüüd päris korraldajatega rääkides päris metsa ei aetud selle eest, et ma julgesingi natuke filosofeerida siin ja palun võib-olla ka kuulajad, et kas me läbi korraldajate natuke tagasisidet, et kas see suundumus mõtlemise mõtted on mõttetud või on siin ka midagi mõistlikku sees. Juba päris palju aega tagasi, ütleme sajandivahetusel tegelikult täiris mind päris tugevalt see, et tol hetkel, kui me räägime ehitusest kui üldisest ja koosnevad siis 3 osast, projekteerimine, ehitamine, ehitusmaterjalid, et siis võis olla täitsa tavapärane, et näiteks me projekteerisime Snipiuri vanade Vene normide alusel ja ehitasime Soome nõuete alusel, rülli alusel ja ehitusmaterjalid tegime Euroopa nõuete alusel, siis justkui need asjad iseenesest käisid kokku ja polnud probleemi, eks ole, aga kas nad kõik hästi kokku sobivad, kuidas see selge on, minu jaoks probleem. Ja kui mõne aasta eest tegelikult nii Tehnikaülikooli pool kui siis KredEx kui Majandusministeeriumi pool töötasid välja ligi-nullenergiamajade juhendeid, et siis valmisid need ligi-nullenergiamajade juhendid ja mind natuke graafima, et meil on ligi-nullenergiamajade ehitamise juhendid, aga milline on normaalse maja ehitamise juhend või tavalise maja ehitamise juhend, et kas me sealt hüppasime üle või polegi seda enam meile vaja. Ja taustsüsteem, tundub mulle, et see on selline 2 sõnast koosnev sõna. Mõlemad väga olulised, alastel meil mingisugust tausta või millisest taustas me sees oleme, ehitusmaterjalid siis ehituse ja projekteerimise taustal ja samas süsteemsus kindlasti on see väga oluline asi, mis minu jaoks ka arvutiga kaasnevalt on hästi mitmepoolne, et ühelt poolt võimaldab ta väga head süsteemsust, teiselt poolt on hästi suur oht, et ma käin internetis ja kogu aeg haakub mingi uus sõna, ma kargan sinna, lähen seda vaatama, lähen järgmist vaatama ja selle esimese asja, mida ma otsisin, juba unustasin ära selle käib. Eks see taustsüsteem, süsteemsus, taustad väga olulised minu jaoks. Ja juba lausa 10 aastas Eestis on räägitud nüüd heast ehitustavast, eks ole. Meil oli siin alguses seaduse poole pealt ka juttu, et see hea ehitustava nii-öelda kaud on seaduses sees ja läbi jällegi kohtuotsuste Eestis on jõutud ka nii-öelda selleni, et sellised ka üldistavad asjad, aga siis nii-öelda üldistavad süsteemi paika panevad asjad on samuti olulised läbi komponentide jõuda, siis selle hea ehitustavani Eestis võib-olla välja. Üks pilt siia ette, ka seadusealani juures oli just juttu sellest, et mõisted on tähtsad. Me oleme hästi nõus sellega ja selles mõttes ehitise, kui me räägime siin ehitisest, siis need ehitised jagunevad veel rajatisteks ja hooneteks, eks ole, et kas siin pildi peal on tegemist hoonega, kas siin pildi peal on tegemist ehitisega. See mõiste pool, härra Pelisaar rääkis alguses, eks ole, ka on juba eelmises seaduses ja nüüd uues seadustikus tegelikult erinev, ehk ta tänases päevas on kirjas, peab olema kohtkindlalt maa kirjas, selles uues, kui nägite, oli kirjas, eks ole, et ta võib ka olla asi, mis toetab maapinnale. Ja mis asi on ehitamine, mis sinna asjad alla mahuvad, eks ole, meil on just akna ukse kontekstis seda, täna ka mainiksin mitu korda veel, aitäh. Siis kas on ehitamine, ei ole ehitamine, et siin samuti, kui te seda hoonete siin nüüd vaatate, siis see on hoone, eks ole, nüüd ta tänase päeva järgi enam vist ei ole hoone, et tegelikult on see messi väljapanek, aga lihtsalt siin mõtlemas natuke selle üle, mis on oluline, mis võib-olla mitte, kui me juba hakkame nendest esimestest pooltest peale ja lõpuks peame nii-öelda jõudma välja suurte tarkusteni, arvutitarkusteni, et siis on kindlasti vaja, minu arvates, me ka mingisugustes õigestes rööbastes sinnapoole läheksime, et me tegelikult mingisuguses raamis, mingisuguses taustas tegelikult oleksime. Kõrvale mõtlesin siia tuua need paar teist riiki, mis on jäänud nii-öelda vähemalt minu materjalide puhul ette või kui me just muuseas tegelesime sellega, et üritasime kokku panna niisugust nägemust akende ja uste paigaldamise osas ehk ehitusmaterjali poole pealt tundus meile, ehitusmaterjal on siis selline pool või ehitusmaterjalid ja tooted on selline pool, mis Euroopas on päris tugevalt reglementeeritud.
Aga ka selle keerukusest on näide see, et kui 1988 tegelikult koostati ehitustoodete direktiiv, 89 jõustati, mis siis pidi paika panema üldise arusaama ehitustoodetele esitatavatest nõuetest, et garanteerida nende ehitusmaterjalide üle-euroopaline vabas turus liikumine, siis tegelikult esimese standardini, mis võimaldas tegelikult üldse selle direktiivi nõudeid järgida, jõuti alles 2001. Ja kui eelmisel aastal jõustus sellest direktiivist edasi tehtud uus akt ehk ehitustoodete määrus Euroopas, siis 25 aastat on mööda läinud ja tegelikult süsteem ei ole valmis. Ainuüksi ehitustooteid puudutav süsteem Euroopas ei ole valmis, vaid tinglikult tuleb ka meil jagada ehitustooted nii-öelda kaheks harmoneeritud valdkonnaks ja mitte harmoneeritud valdkonnaks. Õhtupoole tuleb meil päris palju juttu konkreetsetest ehitusmaterjalidest ja ma loodan, et siis saab ka oluliselt kaetud neid aspekte, mis tõepoolest hästi iseloomustavad ehitusmaterjalide ja toodete arenguid. Need tooted, millest siin juttu tulevad, kõik tegelikult sisuliselt kuuluvad harmoneeritud poolde või enamasti nende tegevus kuulub sinna harmoneeritud valdkonda, mis on üle Euroopa siis paigas, vastavad standardid, nõuded olemas, kuupäevad igasugused kehtivad ja nii edasi, see märgistuseni välja. Aga samas on ka siis teine pool, et mitte harmoneeritud pool. Ja need tooted jääksid puhtalt siseriikliku reguleerimise valdkonda. Kui on liikidest juttu, siis siin on nüüd küll ingliskeelne nii-öelda peamine väljavõte, aga see käib siis Sintef, see on Norra ehitusuuringute instituut või Norra ehitusinstituuti kohta, kes minu arvates on teinud päris korraliku süsteemi, mis koosneb siis 760 projekteerimist või ehitusjuhendist, mis on sisuliselt lahti löödud siis nii-öelda süsteem, kuidas normaalselt Norras ehitada. Jällegi näitamaks, et see asi lihtne ei ole, selle süsteemiga alustati 1958, kui mälu ei peta ja praegu on jõutud siis loomulikult internetilahendusteni, ta on internetis kättesaadav, tõsi küll, ta on ainult raha eest kättesaadav ja suhteliselt vähe on teda inglise keeles, enamik on kõik siis oma norra keeles, aga nad just väidavadki, et läbi selle ja ka Eestis on siis tootjad, kes muuseas selle süsteemiga või kasutavad seda süsteemi, kes Norras on suurt osa toodangut müüvad, eks ole, ja vähemalt minuni on nad siis väga positiivselt seda valdkonda iseloomustanud, kus on siis toodud sisuliselt teatud ehituslahendused, teatud sõlmede lahendused ette, mis järgivad siis kindlasti näiteks ehitusfüüsikat ja muid üldisi nii-öelda nõudeid, mis kindlasti vajalikud on olulises mõttes jälgida. Ehk annavad sisuliselt siis nii uuringute kui praktika tulemusel kujunenud ehitussõlmede või ehitustehnoloogiate üldisemad lahendused. Ja leidaksegi, et see on siis nüüd kavandamise ja projekteerimise juures Norra arhitektidele ja inseneridele üks põhjalikumaid võimalusi kohe nii-öelda mingisugust alust enda kätte võtta. Selle pluss on minu jaoks see, et see on üks süsteem, see on terviklikult välja töötatud ja seda ühesõnaga pidevalt ka täiendatakse vastavalt nii, kuidas ehitus edasi areneb ja vastavalt, kuidas uusi lahendusi sinna juurde välja leitakse. 1997 ütlevad naabrid, et asjad on läinud toimivuspõhisteks. Tähendab, me võime rääkida üldisest süsteemist kui kirjeldavast, kui toimivuspõhisest, või ütleme siis omadustepõhisest või ka funktsionaalsest. Kirjeldav oleks see, kus meil näiteks ütleme ette, et kui me ehitame ühe müüri, et siis see koosneb sellisest konkreetsest materjalist, nii paksust, nii suurest, nii laiast, sellel on niisugune soojustusmaterjal, niisugune viimetusmaterjal ja kogu lugu. Toimivusel või omadustel põhineb räägiks juba sellest, et oluline on, et selle müüritise näiteks soojusjuhtivus on selline, müraisolatsioon selline, aga mis materjali seda kokku pannakse, ei ole ette määratud. Ka nüüd ütleme, kuidas neid soojustust ja muud siis määratakse, et määramise meetod ütleme samuti siis ette antud. Ja funktsionaalne lihtsalt ütleks, et see müür peab olema kas siis tinglikult öeldes soojapidav, see müür peab sobima sellele majale, et lihtsalt on funktsioon ette antud, milline lahendus üleüldse leitakse, ka määramise meetodid ei ole ette antud.
minu jaoks on natuke tegemist sellega, et Eesti ehitusseadustiku pool ka läheb sinna funktsionaalsesse poole. Aga probleem siis selles, et mida enam me oleme sinna lõpupoole minemas, siis seda enam on tegelikult minu arvates vaja meil abistavaid juhendeid, ehk seda abistavat süsteemi, mismoodi ütlevad, kuidas ka õigesti seda funktsiooni täita. Või eelkõige siis siin räägitakse ja meil ilmselt räägitakse Euroopa ehitusmaterjali pool räägib siis toimivuspõhisusest ehk siis omadustel põhinevatest asjadest, ehk sealt kirjeldavast hakatakse siis selja taha jätma ja toimivuspõhine on käes, aga olen ka lugenud, et näiteks 30 aastat sisuliselt võttis siis aega Norras see, et jõuda sinna toimivusel põhinevasse või omadustel põhinevasse välja. Miinuseks selle, kuidas siis ilmselt või on arvatud vähemalt, et võiks olla see, et natuke võib seal olla tsunfti maiku juures. Ehk natuke võib tegemist olla ka mingisuguste piirangute loomisega kellegi teise jaoks, et nii-öelda absoluutsest liberaalsusest kindlasti see variant ei räägi. Aga ma ei oska ka näha, et ehitus peaks olema absoluutselt liberaalne. Et kui äärmuslikult välja tuuvad, tegeme näiteks siis tarbijakaitsekomisjonis, ma mäletan siin küll juba aastaid tagasi, aga üks näide oli ka selline, et kui pandi ühe tublil inimesele aknatehase, plastaknatehase poolt aknad ette, eks ole, ja midagi oli mõõtmisega läinud nihu, need ei mahtunud tasemepaneel enamus täpselt ette ära, siis aken pandi sinna ette ja pleki poolt kuskile panna, siis see löödi naeltega, plekk löödi plastaknaraami külge. Ilmselt on see suhteliselt erandlik, aga läbi tarbijakaitsekomisjoni võib näha ja läbi järelevalvajatega tegelikult kuulda tegelikult, kui palju erinevaid materjale meil kasutatakse, kui palju eri riikide materjale, kuidas nad kokku sobivad, on vägagi problemaatiline tegelikkuses. Nii tundub mulle. Kaks näidet sellest Norra dokumendist, mille asja mõte on siis see, et tegelikult ka antakse mingid üldised lahendused. Veel kord öeldud, eks ole, et nad on praegu läinud omaduste põhiseks, aga siis teatud ehitusfüüsikat järgivad mõõtmed, mis võimaldavad ehitusfüüsika nõudeid siis järgida, on tegelikult ette antud, teatud lahendused on ees olemas. Seosed teiste siis juhenditega, üldised ehitusfüüsikaga seonduvad asjad, üldised mehaanikaga vajadusel seonduvad asjad, üldised tehnoloogianõuded, 10, 15, 20 lehekülg oleks siis üks juhend, vähemalt ehitusmaterjalide puhul, ehitustoodete puhul sinna juurde. Ja üks teine näide siis veel näiteks katuste kohta, et siis viilkatused ja ilmapööninguga jällegi siis mingit üldist pilti saada. Üldine jutt räägitakse siin tuleohutuse poolest ja siis soojus niiskustehniliste parameetritega seonduvatest olulisematest nõuetest ja olulisematest väljunditest. Teisalt veel enne kui Eestist veel rääkida, siis Soome pool, mis on kindlasti väga palju meiega seotud, et kasutame päris palju Soome materjale. Minu jaoks tundub see natukene olema nüüd killustatud värk. Ehk siis seesama, kui akende uste asju proovisime vaadata, kuidas paigaldusnõuded seda paika, ehk jätsin ütlemata tegelikult selle standardi jutu juurde, et meil on olemas siis akende uste Euroopa standardid. Me peame selle standardi järgi tooteid tegema, küll konkreetsed parameetrid tuleb määrata siseriiklikult, aga selle standardile vastavalt peame neid tooteid tegema, siis on suhteliselt täpselt konkreetsed nõuded akna enda kohta. Samas, kuidas me seda akent paigaldame? Utreerides võiks öelda, et see nagu justkui polegi oluline. Me peame tegema väga hea akna, me räägime akna U-arvust, et soojusjuhtivusest aknale, peab olema seal 0, midagi oleks hea, mida vähem, seda parem, eks ole. Siis paneme selle akna ette ja kas ta seal vilistab tuul läbi selle või see enam justkui nii väga teemasse ei puutu, sest tegelikult nendest nõuetest me väga palju oluliselt ei räägi. Peale siis selle muidugi, et tootjad ise teevad vastavaid juhendeid, aga sageli selgub, et selle akna paigaldamine korrektsel kujul, et jällegi ehitusfüüsikasse jõuda korrektselt välja ja et saavutada samu parameetrid, mis on aknale või uksele ette saavutada samu parameetrid ka koos selle paigaldusega, on tegelikult päris suurt väljaminekut vaja teha. Ja sageli on lihtsam siis loobuda sellest, et leida mingi lahendus, panna see aken sinna korralikult küll mehaaniliselt kinni, panna sinna soojustus vahele, aga väga olulised siis ilmastikukindlus väljapoolt ja
auru siis pidavus seestpoolt jäävad sageli täitmata. Siis Soomes tegelikult võib jällegi tohutult tuli dokumente leida, nagu eelkord Norras oli näha, oli sisuliselt üks dokument, mis rääkis aknapaigaldusest, seal on kaks siis eraldi, üks on nii-öelda puitmajja ja teine siis kivimajja. Siis soomlastel kõigepealt hakkame seadused muidugi on igas riigis ehituse kohta praktiliselt olemas, aga edasi on Soomes oma ehitusmääruste süsteem, kus siis näiteks CC ja määrused räägivad nendest soojusniiskustehnilistest ja heliga seonduvatest nõuetest. On tarindirüll, kandetiivdetarindite siis ehituse kvaliteedinõuete juhendmaterjal, mida meil väga palju Eestis kasutatakse ja mida ma järgmise slaidiga tahaks lähemalt natuke rääkida. Kindlasti väga oluline asi, olen sellega kindlasti nõus ja väga hea, et Eestis seda ka tegelikult kasutatakse. Kui enda oma ei ole, kasutame siis vähemalt seda, mis meil olemas meie naabrite juures on. Seal räägitakse akendest ustest. Euroopa standardid ja Soome enda SFS standardid, mis siis erinevad kas Euroopa toodete nõuded või Soomes konkreetsete metoodikate nõuded paika panevad. FD juhendkaardid, mis on ka Eestisse levinud läbi ehituskeskuse ja palju tõlgitud eesti keeles olemas, jällegi konkreetselt näiteks puitakende kohta või puitakende taastamise kohta. Siis radu, mis on siis tööajanormide ja töökirjeldust sisaldavad kaardid, mida nüüd paar aastat ehituskeskus ja Tehnikaülikool jällegi koostöös on tegelikult väga hoolsalt teinud ja minu andmetel on need ka ära tõlgitud ja kasutatavad siis ehitustööstuse liidu poolt tehtavad juhendid ja peale selle veel Soomes leiame kindlasti päris palju aktsepteerituvat betooniühingu juhendeid, näiteks ehitusinseneride liidu juhendeid näiteks. Ehk minu jaoks on ka palju energiat läinud selle peale, et erinevad organisatsioonid üksteist katvaid asju tegelikult kirjutavad. Et selles mõttes on see imponeerib mulle see Norra värk, kus on üks süsteem ja leitud need normaalsed lahendid, samas ei ole need lahendid seadus, et igaüks võib innovaatikaga tegeleda, edasi areneda, aga tal on võimalik kasutada vastavasse kliimasse õigeks peetavat lahendust, et tüüpsena ei peaks me näiteks hüdroisolatsiooni kasutama mingisugust Itaalia lahendust, mis meie kliimasse võib-olla absoluutselt ei sobi, ehkki igasugused formaalsed nõuded on tegelikult paberite olemasolu mõttes täidetud. Ja ma ei tea, kui hästi see näha on, olen selle pildistanud maha ja fragmendi välja võtnud, aga ma tahtsin kindlasti suunata tähelepanu tegelikult, et mis on see problemaatika, kui meil endal ei ole sellist süsteemi olemas, me kasutame võõrast ja kas see kõlab kokku. See on nüüd tarindirüllist 2010-st välja võetud ja veel kord, see tarindirüll on kahtlemata väga oluline dokument. Ehk Eestis minu arusaamist mööda ehitajate hulgas väga palju kasutatav, ka lepingutes väga palju kasutatav ehituse kvaliteedi nõuete niisugune põhimik. Aga võtsin välja näiteks betooni kohta käivad kohad. Kui järjest vaatama hakata, siis seda on püütud nüüd eesti keelde tõlkida ja on püütud siis vastavalt Euroopa standardid, mis on üle võetud Soomesse, on need siin proovitud ümber panna standarditeks, mis on siis Euroopa standardid üle võetud Eesti standarditeks. Aga see nüüd näeb välja siis niimoodi, et näiteks betooni siis segu, et 206. standardi järgi, see on nüüd siis EVS ehk Eestisse üle võetud Euroopa standard. Ja betoon peaks justkui siis olema nüüd selle Eesti standardi järgi ja BÜ50, Soome betooniühingu 50 nõuete järgi. Ehk need on koos siis Eestisse üle võetud standard, Soome BÜ50. Järgmine rida ütleb, et betoon peab olema meie Eesti standardi Soome ehitusmääruste rahvuslike lisade nõuete kohal. Soome ehitusmääruse rahvuslike lisade kohal. Vesi peab olema Soomes üle võetud Euroopa standardi 1008 kohal. Täitematerjalid peavad olema Eestis üle võetud Euroopa standardi 12620 või Soome betooniühingu juhendi 43 kohaselt. Järgmised siin nüüd lisaained on seesama 934 Eestisse üle võetud. Lisaainetest siin kõrval paremal tegelikult on kirjas, et lisamaterjalidel peab olema C-märk või kinnitatud kasutuskirjeldus. Soome seadusandlus lubas kasutada Keskkonnaministeeriumi poolt heaks kiidetud siis
kasutuskirjeldust või siis kasutusjuhendit Eestis on see lausa seadusevastane. Ja allpool siin veel jällegi näiteks betooniklassidest, eks ole, jõutakse välja tsemendini, kus betooni siis, nii-öelda betooniga seonduv peaks olema Eestisse üle võetud Euroopa standardi 206.1 järgne ja Euroopasse üle võetud Euroopa standardi 206.1 kohaldamisstandardi Soome standard SFS 7022 kohane. Tegelikkuses muidugi nüüd ma utreerin siin, eks ole, ja see on suhteliselt hästi ilmselt tõlgendatav, et me Eestis lähtume Eestisse üle võetud 206-st. Betooniühing on teinud sinna juurde oma niisugust juhendmaterjali, eks ole, mis aitab natuke lahti mõtestada seda Eesti asja. Nende Euroopa standardid on üle võetud Soomesse või üle võetud Eestisse, on enam-vähem ühesugused, isegi peaaegu täpselt ühesugused. Soomes on nüüd küll rahvuslikud lisad ja Soomes on küll need BÜ-d, mis teevad ka seda raskuspunkti, et ega seda Eestisse üle võtta ei olegi lihtne. BÜ 50 on mingisugune, ma kujutan ette, et see on üle 100 lehekülje materjali ja BÜ 43 on seal võib-olla alla 100 lehekülje materjali, eks ole, aga nüüd ühe dokumendiga ja arvestada, et see on üks koht, ainult neid kohti on ju oluliselt hulgem siin, siis ongi see keeruline. Et tahan kangesti siin juhtida, sina pole tähele pannud, väga oleks minu arvates vaja Eestis sellist süsteemsust oleks olemas. Sest mulle tundub praegu Eestis, et see süsteem on nii-öelda selline harvavõitu või suhteliselt valgevõitu. Jah, meil on ehitusseaduslik nüüd. Meil on standardid. Ja hea küll, hea ehitustava, me hakkavad seda ka natukene järgima ja loeme, et erinevad juhendid näiteks, mis võiksid olla, et need ka haakuvad sinna allapoole, nagu alguses oli juttu, ehitusseaduslikus ja sisuliselt on sisse kirjutatud. Aga nüüd standardid, me paljus usume, et nüüd see Euroopa standardid, need ongi olemas. Tegelikult just ehitusmaterjalide valdkonnas on väga sageli, kui mitte kõik ehitusloodete standardite puhul tegu sellega, et konkreetsed parameetrid, mida Eestis nõutakse, nende Euroopa standardite puhul peab Eesti ise määrama. Need ei ole abstraktselt Euroopas tegelikult olemas ja see on seotud sellega, et arvestatakse Euroopa erinevaid kliimatavade ja muude nõuete valdkondi. Et iga riik peab tegelikult ise määrama. Me ei saa otse võtta sealt ka Euroopa dokumenti üle. Mul võis annab ka selleks juurde. Seesama ehitusseadustik, see on nüüd küll eelnõu. Selle ehitusseadustiku eelnõu, aga ma tahtsin siin ühe laused välja mõelda, välja võtta, et tuua ka välja selle minu jaoks problemaatika abstraktsuse piirkonnas. Ehk see on nüüd küll lõpus ja räägitakse riiklikust järelevalvest. Ehituses on meil 3 erinevat järelevalve taset riiklikult, siis see kõige kõrgem, eks ole, tase, tal on teatud oma kohustustega ja muu hulgas siis räägime lammutamisest, mis on nüüd muidugi väga eriline ja väga räige ja väga range nii-öelda ehitise lõpetamise vorm, kui sundlammutamisena asi läheb. Aga kolmas siis lõige ütleb, et korrakaitseorgan otsustab ehitise lammutamise eelkõige, kui ehitis ei vasta nõuetele või nõuetega mittevastavusega kaasneb oluline või kõrgendatud oht. Mis tähendab oluline või kõrgendatud? Siia on sisse programmeeritud, et me peame kohtusse minema. Sest on suhteliselt selge, et eri pooled mõistavad olulist või kõrgendatud erinevat. Järgmine punkt 2 on minu jaoks veelgi keerulisem. Ehk siia on sisuliselt kirjutatud 3 kaalutlemise kohta. Meil on hästi palju moest praegu rääkida, et peabki nii-öelda see õigus olema abstraktne, kus tekib selline kaalutlusõigus ja me saame nii-öelda õiglase lahendi leida antud konkreetsele olukorrale. Aga kui nüüd selle lammutamise kohta öeldakse, et ehitise ebaseadusliku ehitamisega on kinnisasja omanikule või kinnisasjaga piirnevate kinnisasjade omanikele kaasnenud püsiv negatiivne mõju. Kas iga esmaspäev on püsiv? Kas iga
kui me kontsertlava ehitame kõrvule ja iga pühapäev on seal kontsert, kas see on püsiv või mitte püsiv, või ma arvan, et ilmselt mitte teisalt jah. Püsiv negatiivne mõju, mis on üleliia koormav, mis tähendab üleliia, ja mida ei ole võimalik piisavalt vähendada ega leevendada. Ma ei näe võimalust, et seda seadust saab kuidagi sellest aru, kui seal ei ole kõrval mingisugustki seletust. Ehk abstraktne, jah, ühelt poolt on ju taotlus selge, sellega tahetakse saavutada võimalikult suuremat õigusastet, eks ole. Aga minusugune inimene ei oska kindlasti sellest muidu aru saada, kui seal ei ole juhendit kõrval. Kui alguses oli juttu sellest kirjeldavast, et omadustel põhinevast ja funktsionaalsest, siis ilmselt võiks olla see funktsionaalne, aga see funktsionaalne ta on väga kõrvale tegelikult juhendit, et sellest aru saada, millest me räägime. Kui nüüd arvatakse teistmoodi, aga vähemalt mina ei oska küll siit aru saada, sest siin on ju kirjutatud veel sisse, et see püsiv negatiivne mõju peab olema korraga üleliia koorma ja korraga ei saa seda piisavalt vähendada. Ehk kui mul on üleliia koorma, aga mitte püsiv negatiivne mõju, siis ma just ei tohi telepunkti järgi seda võtta või. Selles mõttes ma ootaks väga, et tekib sükest juhendpoolt sinna juurde. Juttu asja mõttel küll alguses oli rääkida rohkem ehitusaladest juhenditest. Minu nägemuses oleks vaja, et majandusministeerium seda koordineerib, sest jah, meil on olemas erinevad juhendid näiteks. Näiteks betooniühing on andnud välja niisuguse betooni üldise spetsifitseerimise tehnoloogia kohta käiva suure juhendi. Projekteerimise kohta betoonis välja antud juhendi, kus on näidisjoonised sees toodud. Ehitusmaterjali tootjate liit on näiteks välja andnud koostöös Tööinspektsiooniga katuse ohutusjuhendi, mille mõte on see, et juba katuse ehitamise juures ja remontimise juures mõeldaks nendele detailidele, mis on vajalikud selleks, et hiljem katust hooldada ja parandada. Tööinspektsiooniga sellepärast, et nende jaoks see teemagi vägagi aktuaalne. On olemas neid juhendeid, aga natuke minu jaoks võib-olla koidab see Soome oht, et nüüd on veel ju igasuguseid muid juhendeid, olgu see puiduvaldkonnas, terase valdkonnas. Siin juhul peab kindlasti ka ütlema, et igal ehitusmaterjali ja igal ehitustootel on kindlasti oma koht olemas, et me ei tohiks kindlasti võib-olla ka siin öelda, et mingi ehitusmaterjal on parem kui teine. See oleneb konkreetsest kasutuskohast, kasutusalast, igal on täiesti oma koht olemas. Ja nüüd paraku, kui need juhendeid tehakse, siis ilmselt neid tehakse ka natuke erapoolikult, sest nähakse nii-öelda oma maailmas seda vaatekohta. Ja kas need üksteisest eraldi tehtud asjad, kui nad lähtuvad näiteks sellest ka ehitusseadustikust oma tõlgendustega, siis on väga suur šanss, et nad lähevad nii-öelda üksteisest mööda. Ma näeks väga, et majandusministeerium tegelikult koordineeriks sellist asja, nende süsteemid ja juhendid ja muud asjad, et hea ehitustava kokku saaks. Ja teiselt poolt kas minu pärast Tehnikaülikool või oleme niisuguses astmes. Me sellest räägime, et Tehnikakõrgkooli pool saaksid seda asja nagu välja töötada, et see süsteem tegelikult kokku kõlaks. Muidu me praegu ikkagi üha rohkem ja rohkem, kas või läbi nende Soome dokumentide tõlkimise, jõuame sinnamaani, et me oleme vastuoksusi, mitte ainult siis tervete teemate kaupa, vaid lausa sinna ühe lehekülje või ühe lõigu sisse tegelikult kirjutada. Siin on ka juttu seaduse juures, eks ole, et seadus ei saa nii hästi areneda, et seadus pannakse paika ja ma väga ootakski, et me oleme siin ehitusseadust olnud 90ndate keskel ja 2000ndate alguses, nüüd kolmas kord tehakse ümber. Sisuliselt, et seadusest aru saada, me peame mitu aastat seda ootama, kuni hakkavad tulema kohtu või riigikohtu lahendid koguni. Siis me saame aru, mismoodi mingid asju tõlgendatakse, me saame aru, mismoodi see seadus toimib ja juba hakkame tegema järgmist. Selles mõttes olekski vaja, et see on nagu paika, seda ei saa nii väga palju muuta, aga see omakorda jällegi eeldab, et need juhendid on kõrvaseks ja kõrval, mida saaks minu arvates suhteliselt kiiremini ja paremini muuta ja mis aitaksid süsteemist paremini aru saada. Ja kõige lõpuks. Tänane tarkus, tänane innovaatika kindlasti on väga palju seotud
energiasäästu valdkonnaga. Ehk sellest me palju räägime, arusaadav ka poliitilistel põhjustel, täna võiks sellest võib-olla palju rääkida, aga kindlasti oleks vaja vaadata ka seda, et ühelt poolt me räägime ikkagi ehitisest kui sellisest tervikust. Need on nüüd uue ehitustoodete määruse järgi 7 ehitisele esitatavat põhinõuet. Ja need kõik on põhinõuded, need kõik on olulised. Ja kui see loodusvarade säästev kasutamine kirjutati alles nüüd juurde ja sellele sisu ei ole veel üldse antud, ehk sellele sisu andmine ootab ees, siis tegelikult esimesest 6 me räägime energiasäästlikkusest, eks ole, ja soojapidavusest, kuid tegelikult nendest 6 on see ainukene, mis ei ole kas siis kohe või otseselt inimese tervisele mõjutatav või inimese elu mõjutav, vaid pigem on tegemist poliitilise lahendusena. Meil on vajalik saavutada säästu, meil on vähem kulutada vaja, meil on jõuda normaalsete küll ka sisekliima tingimusteni välja, aga samas need esimesed on otseselt inimese või ka muude olendite, elajate vara elu mõjutavad valdkonnad. Ehk me peame vaatama komplektset ehitist või hoonet kui sellist ja mitte seda ära unustama. Kui me räägime nüüd kindlasti täna ja palju lähistulevikus veel kord tarkast majast, et siis kindlasti tahaks ka selle peale, härra Jaatla näitas algul, oli see vist Richard Florida, eks ole, kes rääkis sellest, kuidas viimase 10 aastaga on eelmise 100 aasta asjad ümber pandud. Et siis me arvestaks ka sellega tegelikult, et kui me tarkusest räägime ja väga palju räägime tehnosüsteemidest, siis need tehnosüsteemid ka järgmise 10 aastaga tohutult palju muutuda. Aga kui kauaks missugune on hea ehitustava järgi või juba näiteks Eurokoodeks 1990 järgi tavapäraselt Eestis ehitatavate hoonete projekteeritud eluiga? 50 aastat vist, eks ole. 50 aastat, see on 5 korda rohkem, et tegelikult me ehitise ehitame vähemalt 50 aastas, aga me räägime juba valdkondades ka 100 aastast ja sellest samast elukaarest, eks ole, sellele ehitisele. Et siis ka need asjad sobiksid kokku, oleks kindlasti jälle minu arvates taustsüsteemi küsimus. Aitäh kuulamast!